Kes meist ei mäletaks tänavust lumerohket talve? Spordiühing Taevatäht korraldas märtsi lõpus Giidi talvepargis vahva suusaspordiürituse Giidi Nordics. Päiksepaistelisel mäenõlval sõideti nii suuskade kui lumelaudadega. Tehti kauneid õhulende ja kus maa külgetõmme oli tugevam, seal tuli ka kukkumisi ette. Kohale tulnute seas oli mitmeid hulljulgeid, kes ei põlanud ära ka suuskadel saltosid. Huviga jälgisid kõrvalt sündmust Giidil laagris olnud jaapanlased. Not snow in your country. No, I don't ski Japan. And you don't ski? No, I can't play it. I can't. Jamie had a chance, well she really did. Instead she dropped out and had a couple of kids. Marcel lives at home cause he's got no job. She plays guitar, smokes a lot of pot. She committed suicide. Brandon O'Dean died. What the hell is going on? Crew is dream reality. Mini Lennumägi pakkus oma ülilühikese hoovõturajaga võimaluse profimatel lausa 5-meetriseid õhulende sooritada. Nii, mis selle pikima hüppe saladus siis on? Lausa 5 meetrit tuli ära sellise väikese mäe pealt. Ja no 4,5 tuli, aga jah, see +5, see +0,5 oli juures, et no pead ikka täiega jalast välja panema ja ega seal muud ei olegi. Ma siin tabusin selle ka ära, et võtsin noogu sealt ülevalt juurde ja tõukasin suuskadega juurde hoogu, et siis lendasin kaugele. Päeva maiuspala oli ekstreemne Nordics Combine võistlus, kus tuli suuskadel hüpata, kiiretel laskumistel püsti jääda ja lõpuks vastumäge viimast välja panna. Siin on 3 alakoostena. Algab suusahüppega, edasi on slaalom ja lõpp on murdnoo. Veteranide klassis ei pidanud paljuks talvepargi omanik Aigar Piho ka ise suusad alla panna ja ekstreemne võidusõit ära proovida. Aga no see on alles algus. Sõiduks vist läheb. Väga hea. Kristjan Ilve, Hendrik Piho, Mihkel Joona ja veteraan Kail Piho. Old school! Suusasõit kulges oma soodu. Maailmakarikasarjas võistelnud Eesti paremad kahevõistlejad Han Hendrik ja Kail Piho olid kodumeel võistlustules. Pärisime vahepeal, kuidas neil hooaeg möödus. Ja selleks aastaks on hooaeg on läbi, aga talvel mõned sellised väiksemad võistlused on, aga üldjuhul tähtsamate võistlustega on ühel pool. Kui nüüd tagasi vaadata nendele tiitlivõistlustele ja kõigile teistele huvitavatele seikadele, et mis sai meelde, kuidas sa kommenteerid oma hooaega? Kindlasti oli hea, et nagu punktikohtadele sai 30 sisse sai mitu korda ja kindlasti Lillehammeri 16. kohta on nagu säravalt meeles. Aga MM-iga isiklikult tegelikult väga rahule ei jäänud, et vorm on kõige parem, et natuke MM-ist on kahju, aga elu on selline ja siit nüüd teab, kuidas järgmine aasta või sealt edasi, et kuidas valmistuda suurteks võistlusteks. Mis kogemusi võtad kaasa sellest aastast? Mida oli õppida? Kindlasti, et rahulikult oma asja teha, et kõik see maailma tipp ei ole nii kaugel, et kõik on võimalik ja kui kõik asjad kokku panna, siis tuleb päris häid tulemusi. Ütleme nii, et hooaega võib jääda rahule, et eesmärgid ikkagi täitusid ja omavanuste seas on medal taskus. Aga selles mõttes kindlasti olen natuke enesekriitiline ja selles mõttes ka maksimalist, et eks alati saab paremini. Et spordis ei tohiks enne rahul olla, kui oled esimene.
aga nüüd jah, ütleme nii, et sellel aastal on lund palju ja siin nagu see giidiürituski ja tuleb võtta veel hooajast viimast, et enne kui aprillikuu saabub ja hakkab puhkeperiood. Kuidas seal kohapeal võistlustel siis tundub Euroopas, et kas konkurents on väga tihe? Konkurents on tihe, aga selles mõttes maailma tipp ei ole kaugel, et pisiasjad ja natuke veel ise tuleb vanust ja rammu juurde, siis on nagu kõik võimalik. Said mingeid uusi ideid ka sellest hooajast? Jaa, kindlasti palju ideid just selle koha pealt, et saab veel teha asju natuke paremini, et igas pisiasjas või igas nii-öelda tehnilises elemendis või igal pool, et saab natuke paremini ja see annab kõvasti juurde. Ja lähiaja plaanid nüüd? Lähiaja plaanid on, et puhkab välja ja siis alustab uut hooaega tavapäraselt jõu nii-öelda erialase jalajõuga, mida on meil Hüppemäel vaja ja siis Sotši olümpia poole on asi kõik suunatud, et siis loodame, et seal tuleb ka midagi nii-öelda säravat, mitte selles mõttes, et medal, aga nii-öelda enda vanust arvestades võiks midagi säravat tulla. Aga edu selleks! Tarvis! Ekstreemvõistlustel kujunesid õhulennud eriti pikaks, lennati lausa üle 10 meetri. Põhivõistluse pani kinni Hanne-Hendrik Piho, kellele järgnesid Kristjan Ilves ja Kail Piho. Veteranide ehk +30 klassis osutus kiiremaks Rõuga vallavanem Tiit Toots. Päeva parimad trikitajad olid Ann-Maria Piho, Sander Pensa ja Siim Tanel Sammelseri.